Ego on meie kinnijäänud emotsioonide tulemus. See ei ole lihtsalt uhkus ega iseloom, see on kaitsemehhanism, mis on ehitatud nende tunnete ümber, mida me ei osanud või ei tohtinud kogeda. Ja iga kord, kui sa tundsid lapsena hirmu, kurbust, häbi või viha ja sul keelati neid tundeid tundmast või kogemast, jäi see sinu sisse kinni. Ja et ellu jääda, lõi sinu psüühika egoprogrammi, mustri, mis aitab sul neid tundeid vältida. See programm hakkas kontrollima, selgitama, analüüsima, tõestama, võrdlema, maskeerima ja distantseeruma. Kõik selleks, et sa ei peaks neid vanu allasurutud tundeid tundma. Aga see, mida sa ei tunne, ei lahustu. See salvestub ja sellest saab ego tuum. Oluline on mõista, et emotsioonide vabastamine on loomulik. Väike laps teeb seda loomulikult, kuniks ühiskond õpetab teda, ära ole nii tundlik, ole tubli, võta ennast kokku. Sellest hetkest alates õpime emotsioone mitte tundma. Me ei lõpeta tundmist, me lihtsalt lõpetame nendest teadlik olemise. Ja kõik see, mida me alla surume, muutub alateadvuseks ja egostruktuuriks. Aga kui sa lubad endale uuesti tunda, ausalt, turvaliselt, teadlikult, siis hakkab ego murenema. Sest kui emotsioon saab vabalt läbi sinu voolata, pole enam vaja ego, mis seda blokeeriks. Ja just siis algab tee tagasi koju, puhtasse, avatud kohale olevasse teadvusesse.